näiteks ütleme kasiinul võiks käibemaksu olla 30% ja toiduainel võiks olla 10%. Päris ilma võib-olla ei ole võib-olla mõistlik, aga 30% võiks kasiinul. Käibemaksu peaks olema täiesti erinevad, mitte nii nagu meil on, et 1,20, ükskõik kas on kõik selle süüa anda vaja või on vaja kasiinul. Jah, siin võiks netil ära teha, lätlased tegid viie Kuugile nendesse lasti alla. Jaa, 5% oli vist midagi niimoodi. Siin me võiks Lätis enne siis just kodumaa toidu. Mul on veel üks probleem. Nimelt kõik need turud, mis on Tallinnas ja Tartus, need turud, nendel on, panevad oma rendivad välja need putkad, nii meie nüüd rendime. Mina olen 25 aastat tagasi turul olnud ja rent kogu aeg tõuseb, aga käive kogu aeg kahe. Ükskõik kirjuta sinna palju sinna tahad nendele turuasemestele või linna isadele. Kui palju palju ma olen kirjutanud ja käib ja seda mitte miski ei öelda, nemad võtavad päraselt saab. Ja sina tegelikult turud autlema mida me võtame see, et see turud linna linnarahvas, kes sinu käiks, ütleme vanad seal ja kelle väiksemad lihtsalt need ei saa midagi turud kohta, siis turud tegelikult kuigi seal on sest et Tartu linnas on niiviisi kõige suurem kasu Tartu linnale, no see on ebanormaalne, aga nendele mitte miski ei ole. Ei üteldakse, me võtame uue. Ja uus käib parakatsete pära ja läheb jälle minema. Aga kas nüüd see tööjõupuudus ja selle ringi pööramine tuleks inimesi jälle sõltub Käibes. No see, kas see nüüd nagu leevendaks sama maksuvaba miinimumi tõstmine 60 nagu öelda 63 saata või aga see lihtsalt võib-olla meeldis leevendus, aga peale kui kõik see hinnad tõusevad, siis ta kõik sööb seal teatud, kui ütleme ühe aasta jaoks ta kindlasti midagi aitab. Ei saa ütelda, et see oli alus, see on hea, sellepärast et see ühtlustab palka, selle palku peabki ühtlustama. Muidu on niimoodi, et mõni saab sealt 12 korda rohkem palka kui teine, aga söövad ju kõik ühe võrra. Et see on õiglane. Aga see on väga väike, sest et meil on Mitu ettepanekut kokku on? Hetkel on ainult üks ettepanek. Aja ettepanek. Ettepanek on väga sügavmõtteline, aga me ei ole suutnud teda korralikult fikseerida. Aga jõudu aruteluks. Aitäh! See on siis 101 rahvakohtumist Otepää kultuurikeskuses. Mis on senigi huvitav ettepanek olnud? Ettepanekuid veel ei ole. Me alles arutame probleeme, aga ma loodan, et mõni ettepanek kasvab siit välja. Aitäh! Well,